Kevad on aeg, mil algavad aiatööd ning üha enam nauditakse ka looduses liikumist. Tärkava roheluse keskel ei tohiks lasta aga tähelepanul hajuda, sest paratamatult varitsevad meid ka siin teatud ohud, mis raskemal juhul võivad lõppeda vägagi kurvalt. Ühelt poolt on meil metsas liikumas rästikud. Nad on juba mõnda aega meil üles soojenenud ja inimesed puutuvad nendega kokku. Rästik on iseenesest väga arg loom, aga kui nüüd on juhtunud, et inimene on teda ehmatanud, siis päris kindlasti teda salvab. Mida inimene ise saab teha, on see, et ta kõigepealt kutsub abi. Võimalusel siis liikuda abiga või siis kui ei ole kedagi, oled üksinda metsas, siis ise liikuda lähima arsti juurde, kes vaatab selle hammustuskoha üle. Mitte kõik rästiku hammustused ei vaja antidooti. Õigemini läheb neid üliharva vaja. Eestis on iga aasta umbes 100 rästiku hammustust. Aastas kulub meil kuskil 4-6 antidoodi annust. Rästiku hammustus on ohtlik 2 korral. Siis, kui ta hammustab inimest, aga teine hetk on siis, kui turse hakkab alanema. Teine teema, mis metsas meid ootab, on alanud juba 6 aega aktiivne olnud karulaugu korjamise hooaeg. Kui me korjame karulauku, siis me veendume, et ta lõhnab, et lehed lõhnavad küüslaugu järgi. Me saame seda proovida. Kui küüslaugu lõhna lehel ei ole, siis tegu ei ole karulauguga. Et nii me hoiame ära nii piibelehtede korjamise kui ka sügislillelehtede korjamise. Sügislille mürgistus on paraku üsnagi surmav, et väga kiiresti vajab ta haiglaravi ja üsna pikka haiglaravi. Peale selle, et meil on aastaringselt üsna ohutud kukeseened saadaval, meil on metsades olemas kevadkogritsed. Piisab, kui perenäine valmistab kevadkogritse toitu halva ventilatsiooniga köögis. Aurud tekitavad mürgistust. Samamoodi peab väga täpselt jälgima, kuidas seda seenetoitu valmistatakse, et kui kupatatakse, siis seda vett ei kasutataks toidu tegemisel, sest et kui sous tehakse samamoodi sellest samast veest, siis mürgistus on päris kindel. Kolmas teema, mis seostub ka osati loodusega natuke aias. Siin ma tahan küll öelda, et eestlastel on suur harjumus kevadel kõik roheline, mis maa seest võrsub, kohe ära lõigata ja kohe smuutisisse panna. Üsna tavaline on see, et rabarbari leht tundub nii ahvatlevalt roheline ja see lendab kohe kiiresti smuutisisse. Inimese jaoks ta ei ole söögikõlbulik. Ta tekitab mürgistuse, näud tekivad alati 4 tunni pärast ja siis on varis väga kiiresti manustada aktiivsütt. Ja siit on meie soovitus, miks võiks olla aktiivsüsi kodus. Arsti juurde pöördumine võtab aega, kiirabi kohale jõudmine võtab aega. Võimalikult kiiresti aktiivsöö manustamine hoiab ära mürgistuse süvenemise, aga seda peab tegema õiges annuses. Kokkuvõtteks, mida me võime looduslikest mürkidest öelda, et kui inimestel jääb meelde see hirmutunne või see hoiatus kuklasse, et kui ma lähen loodusesse, olen ettevaatlik, vaatan, uurin, kuhu ma lähen, mida ma korjan, kas see on ohtlik või mitte. Palju infot leiab ka mürgistusinfoliini kodulehelt 16662.ee. Te saate samamoodi kirjutada meile, küsida, kui veel täpselt ei tea, mürgistus pole toimunud, aga kahtlus on. Et igal juhul sellised küsimused on meie infoliinile väga oodatud.